Tere päevast! Eelmistel 2 osal tutvustas minu kolleeg Pavel teile seda freesimislauakest. Millised on selle eelised, mida kõike see oskab ja mida sellel teha saab? Et see on sageli palju parem, kui töötada ainult ülemise freespingiga. Nüüd on minu kord näidata teile, kuidas ülemine freesping freesimislauakesse paigaldada. Selleks otstarbeks valisin ühe parimatest ja samas veel taskukohastest freespinkidest, mis on lisaks, just kui loodud freesimislauakesse paigaldamiseks. Nii et alustame. Muidugi võite sellesse lauda paigaldada mis tahes muu ülemise freespingi. Ja see on võimalik tänu sellele, et kasutatakse universaalset kinnitusalust. Kinnitusplaat on freesimislauakesse kinnitatud 4 süvistatud peaga ja meetrikeermega kruviga. Pärast kriigikruvide eemaldamist ilmub laua alt välja selline kinnitusplaat. See on massiivne terasplaat, mille paksus on peaaegu 3 mm. Järgmine samm on plastist alusplaadi ülemise freesi demonteerimine, mis on kinnitatud taas 4 süvistatud peaga ja 2 ristpeaga kruviga. Demonteeritud plastist kaitsealusplaati kasutame nüüd sisuliselt šabloonina, et puurida augud sellesse kinnitusplaati. See freespink on üsna spetsiifiline, kuna see pärineb Austraaliast. Seega hoidke kindlasti alles kõik 4 kruvi, millel on teistsugune keere kui meil, tavapärane meetermõõdustik. Võib-olla peate seda alust veidi pöörama. See sõltub muidugi ka teist, millises asendis soovite, et ülemine freespink oleks pärast freesimislaua all, et kõik selle freespingi juhtnupud oleksid teile võimalikult hästi kättesaadavad. Kui olete juba otsustanud freespingi asendi montaažiplaadi suhtes, asetage plastist kaitseplaat ja tehke märgid kohtadesse, kuhu tulevad kinnituskruvid. Plastist kaitseplaadi avad saate montaažiplaadile kanda ka joonistamise teel. Mulle meeldib kõige rohkem kasutada hõbedast või valget markerit, mis on mustal plekil suurepäraselt nähtav. Väiksema ringi keskele tabamine on siis veidi lihtsam. Meie puhul on kinnituskruvide läbimõõt 6 mm. Puurime avad läbimõõduga vähemalt 6 mm, pigem suuremad. Kui meil ei õnnestu neid auke täiesti täpselt puurida, siis jääb sinna veidi mänguruumi. Lõpuks teeme kõigi 4 ava puhul sellise süvenduse, et kinnituskruvid mahuksid sinna kenasti ja pead ei ulatuks välja. Nüüd on järg kinnitusaluse paigaldamisel ülemise freesi alusele. Algset plastist alust me enam ei kasuta ja paneme sinna otse metallist kinnitusaluse. Tsentreerime selle nii, et see sobiks algsete avadega ja kasutame, nagu ma juba mainisin, originaalkruvisid, mis sobivad ideaalselt ülemise freesi aluse keermisse. Praegu vaatate spindlit, mis juhib freesi tõstmist väntvulli abil. Et teada saada, kust väntvõll täpselt alusplaadi kohalt läheb, on seal selline soon ja me peame ka montaažiterasplaadile vastava soone välja viilima. Kiirem, kuigi mitte nii elegantne viis, on veesoone lõikamine nurklihviaga. Nüüd ei takista miski meid väntvõlli oma kohale asetamisel. Vända keeramisel liigub ülemise freesi tõstemehhanism. Montaažiplaat on kinnitatud ülemise freesi külge, seega saame freesi laua külge kinnitada. See, et see on nüüd tagurpidi, ei ole tingitud paigaldusest endast, sest vastasel juhul ei saaks me teiselt poolt kruvisid pingutada, vaid selleks, et proovida, millises asendis me freesi laua külge kinnitame. See on oluline just juhtkangi tõttu, et see ei satuks juhuslikult kohtadesse, kus meil on joonlauad või peatused, sest iga kord, kui me tahaksime kasutada kangi freesimise kõrguse reguleerimiseks, peaksime võib-olla need peatused lahti võtma. Ja seda me kindlasti ei taha. Mõõdame juhtkangi läbimõõdu. See on täpselt 11 mm. Seega vajame veidi suuremat puuri. Mul on juhuslikult 11,2, nii et see sobib ideaalselt, aga kindlasti võite puurida ka 12-ga. Me ei pea eelpuurima, sest puurime alumiiniumisse, mis on pehme, nii et see läheb kenasti.
siin on finaal. Läheme paigaldama ülemist freesi lauale. Ja ülejäänud saate kenasti elektrilise akutreeniga kinni keerata. Ja kui me mõõtsime õigesti ja puurimine oli täpne, siis peaks kääpida sinna ilusti sobima. Bingo! Kindlasti märkate, et ülespoole liikumine on veidi raskem. Ja ma ütlen teile, miks. See on sellepärast, et siin postis on suruvedru. Otse freesil on ka kirjas, et kui tahame seda kasutada just freesimislauel, on hea see vedru eemaldada. Tehke seda aga ettevaatlikult, sest see on tõesti hästi pingul ja hüppab välja. Nagu karbist välja hüppab kurat. Nii et, kui kasutate freesi, freesimislaual on parem see vedru eemaldada ja sellega on palju lihtsam ülespoole manipuleerida. Iga ventwellipööre 360 kraadi tähendab 1 millimeetri suurust tõusu. Sellel rattal on skaala jagatud 10 osaks, millest saate järeldada, et freesi saab tõsta või langetada täpsusega 0,1 millimeetrit. Freesimislaudal on oma lülitatav pistikupesa, nii et ülemise freesi kaabli saab ühendada ühte neist ja seejärel saab freesi sisse lülitada peamise turvalülitiga. Ülemise freesi otse turvalülitiga juhtimist ei saa vältida, kui tahame kasutada spindli lukustust. Seega peame lüliti välja lülitama. Sellega aktiveeritakse see turvakate ja me saame freesi kenasti täiesti üles tõsta, mis lukustab spindli ja samal ajal tõuseb klamber kenasti pinna kohale. Nii et saame selle mugavalt ühe käega lahti keerata. Vajadusel keerame selle täielikult lahti. Vahetame väiksema vastu. Seal oli see 12, see on 8. Kergelt pingutame käega ja ülejäänu pingutame taas ainult ühe käega. Ainult siis, kui freesi on jälle ohutusse asendisse lastud, on võimalik avada lüliti kaitsekate ja see sisse lülitada. Nii et suurepärane ülesanne täidetud. Nüüd on freesilaud täielikult teie tööks valmis. Ja tuleb öelda, et see ülemine freesi on selle jaoks täiesti loodud. Seega soovitan seda ja soovin teile palju meisterdamise või käsitööalaseid edusamme.